Ahoi kotkad, mis toimub siis? Laager 71 või? Laager 71 ja nüüd teeme traditsioonilise kivipaberkäärid alumise ja ülemise kämpsa poiste vahel siis, et millise tiimiga ennem peale lähme ja milline tiim jääb Kairitiga kaldale. See on GoPro või? Ei ole, see on Osmo Action 5. Aga meil on siukene hästi palav ilm siin täna, lubab 28 kraadi ja päike, et noh, kas me midagi saame, me ei tea, aga noh, proovima peab. Nii siis üks altkämpsast ja teine ülevalt ja vaatame, teeme selle loosi ära ja siis lähme vee peale. Nii, teises paadis on mingi kala, keri välja, vaatame. Väike haug juba, me pole kodust kaugele jõudnudki. No, oled ennem saanud haugi küll, on ju? Jaa, noh, saad lahti ise. Nii, aga siis see läheb tagasi ja mis seal ikka? Toovinda vanaema. Yes. Ja targa augi poiss. Noh, põrgu värk, palav nagu jube, aga noh, teeb selle Mehhiko paja, sööb ära ja vaatab jube palju ahvenat ujus lantidele järgi kusjuures. Et võib-olla peaks ahvena peale keskenduma selle suure palavaga, isegi üks haug tuli ja minul ka midagi võttis tugevalt, ehk siis see tõenäoliselt haug, mitte ahven. Aga proovime siis teise tiimiga varsti uuesti, aga ma mõtlen küll, et peab vist ahvena landid külge panema. Tervitused Ralfile. Tahai. Ralfile? No hästi, sul pole tervitada kedagi? Ei. Ei ole? Okei. Nii, ja mul on... Mis asi see nüüd siis on päriselt või? Särri. Mida see rookas mõtles nüüd? Vaata, see on see tutiga lant, teate küll, kes näinud on videosid enne. Mul nüüd jõudsid uued jälle, suur ports neid saab panna jälle müsteriboksi. Ja mida hekki nagu? Roosärg, ma olen esimest korda, ta on suhu võtnud selle, ta üritaski seda nagu võtta. Kuidas? Mida see mõtles nagu? Roosärje, ma ei tea, ma pole ennem roosärge landiga saanud. Ma proovin ka äkki saan. Vot siuke värk, noh. Ja küll, minne tagasi. Oot, pane uuesti peale korra lint ja ma võtan elektroonilise kaalu, sellega on täpsem. Nii, hoia saba juures. See on 45, jah. Kõige 45, jah. Okei, no see võib olla jah, mingi 700-800 grammi. Vaatame kohe kaalu ka. Nii, ja mis ta on siis? Ongi kilo ja 65 grammi, noh, päris okei. Ma tahan selle Koju, jah? üksi sumpa. Jah, paneme üksi sumpa selle kohe. Noh, nii. Tuleb ahvenad ka ja värki, jah. Ja sealt võttis nii ruttu, tõmbas üle. Noh, mis sa siin teed? Ujud? Ei, ma võtsin teise. No nii, Keiu tule eest ära. Kristoffer tahab pommi panna. Ära plätudega mine. Need upuvad sul ära äkki. Ma ei tea, kui rasked need on. Normaalne. No nii. Tule kõrvale, tuleb järgmine mees ka. Kus see sump? Sina paned täitsa suur pommi! No võt, sööme ära. Kalda pealt siin on ka üht-teist saadud jälle. Aga noh, elus seda kala sükene rohkem ja siis üks suur latikas oli muidugi ka okei. See juhib praegu võistlust ka, sööme seal jankad ära ja siis lähme jälle alumise kämpsa poistega uuesti vee peale proovima. Ma siin jälle testisin üht uut lanti ka, proovisin jälle hiinakat, et täielik saast jälle, et terve karbi täis, noh, müüdigi niimoodi karbi kaupa, et see jälle absoluutselt ei tööta, ehk siis jälle sai tellitud mingi ports testimiseks asju, aga müsteriboksi neid panna ei saa. Et ühesõnaga siit ei ole mitte midagi muud teha, kui konksud ära võtta omale ja ülejäänud landid prügikasti. Et jah, aga paar asja on siin veel testida, nii et ikka testime, mis töötab, mis ei tööta, mida müsteriboksi on, aga noh, hea küll, lähme siis vee peale kohe. Meil ei ole siin jões mõõtu, aga selles mõttes ta on väike, ega nii väikest ei tehta ära, et see on heal juhul 200 grammi, midagi palju ei kaalu. Mis tagasi või? No see on mu kõige suurem latikas.
siiamaani või? Jaa. No siis sa võid ju enda jaoks nagu mõõta ja kaaluda, et sa tead, mis su rekord seni on, eks ole. Jah. Ja siis tagasi lasta. Aga eks sa siis võta ta küljest ära ja... Ta on siis kuidagi väga pahasti. Kuidas tal on? Konks on läbi lõua, vaata. Siit tuleb... Okei, teeme lahti, vaata. No, nüüd ei julge rääkida rohkem. No mis siis tänasest päevast arvata? Üks väike niruaug on ja palju ahvena järgi ujumisi, aga millegipärast ahvenad võtma ei saanud midagi. Et päris palju tuli ahvenat järgi. Tegelikult mul rabas ka selles mõttes mitte ainult järgi ujunud, vaid üks läks otsast ära ka. Aga latikas on ju ilus ja tegelikult ju latika võtuaeg praegu on. Meil tõmbas midagi seal. Et te peaksite latikat veel proovima siin nüüd õhtune aeg praegu just, et no sina said jah, suure latika, aga õhtune aeg praegu just need sisse söödetud kohad sopis ka, aga siin on ta ka sees, et tuleks praegu tegeleda sellega just peale grillamist, et minu arust see ots seal, kus käsikaga tuli ja seal on 2 tonka ongi ka sees, kõik tonkad ei mahu praegu siia. Et siin pole ruumi ja seal taga, kus on pilliroog, no sinna peab minema traktoriga peale, sellepärast, et seda pilliroogu ei niida seal mitte millegiga praegu, see on seal kõrgem kohati kui mina. Et see on metsik, see langeb sügiseks maha, ehk siis seal tagatonkatamiskohtades me oleme kevadel ja sügisel, et kui kohe kevadel hakata seda pehmet niitma ja pidevalt niita, siis sinna saaks mingi koha tekitada, aga noh, mul polnud seda aega, et seda meeletult kaugele siit seda rada niimoodi sisse sinna niita, noh. Et siis katsume siin hakkama saada sopi peal ja siin otsa peal ja jõe peal. No nii, õhtune latikas veel, aga mitte väga suur. See on, hakkas just võtma päris minut aega võtma. Väga hea. Jah, võttis. No nii, täna on vähe sombusem ilm, poisid tegid paadid juba tühjaks, sellepärast, et siin oli hommikul nii jõhkralt vett täis need paadid, et jah, äkki siis täna võtab haug paremini või, mis arvate? Võib nii olla küll, et ega ei tea muidugi, aga ilm on ikka jahedam. Ma panin ka vihmakindlad püksid jalga ja kui vaja, paneb jope ka peale ja et ilm on jah jahedam, proovime, sööme ära ja lähme siis praegu ülemise kämpsa poistega vee peale, et ma toon uued akud külge mootoritele ja hakkame sõitma. No nii, me hakkame siin sööma, aga meil on siin üks sünnipäevalaps Jens. Et palju sa said nüüd? 8. No nii, Bruno lubas laulda ka Jensile või? Nii, me kuulame nüüd. Palju õnne. Ta pole isegi lauas. Kes? Ta peab lauas olema. Jens või? Kus ta pidab ennast? No mine vaata. Okei, ta kuulab siit. No nii. Sa oled laulupoiss. Palju õnne sulle. No küll, ega tervet laulu ei pea laulma või? Aga mis sa häbened? Näe, tahtsid ahvena lante. Näe. Siin on kõik põhivärgid sees. No hea küll, sööme ära ja lähme vee peale. Nii. Ja Älli ahvena rakendusega. Sellist värvi. Mul on seekord 2-lutiline rakendus, aga mitte väga suur ahven. Et sellise värvi otsa tuli praegu. Ja mul on valge siin ka. Aga noh, okei. Yes. Nii, ja teises paadis tuli siin turb. Näita taga uimi või on seinas? Ei, see on turb. Seda tagumiku all kakauime näita. See on turb. See on turb, jah, tundub. Okei. Et ära ei võta otsast mul seda haugraisk. Ei võtaks mul ära seda vanti. No, ma võtan ta. Väga hästi. Noh, võtad ise lahti või, kui ta sul käes on juba. Väga hästi. Älli rakendusega jälle.
ära lase tõmmata kätte. jantida, jah. No väga hea, läheb tagasi. Yes. Näe, jälle teeb musi. See Zorro paelussi ei karda või? Et Zorro paeluss tuleb sulle sisse sealt. No vot. See oli siukene märg musi ka veel nagu vaatasid. Ei, ära sa pulli, siin Zorro paeluss jõub ringi. Tuli või? No nii. Väike jälle älli rakenduse peale, aga läheb tagasi. Ja mul on midagi küljes jälle. Ahven on hakanud võtma. Ahven on hakanud võtma, nüüd võttis valget. No väga hästi. Aga jah, enne võttis pruuni. Noh, see läheb ka tagasi. Ei ole kõige suurem. Ma ei viitsi koguda ka tähendab täna neid. See oleks isegi kõlvanud, aga... Nii. Älli rakendus. Selle tundub, et seda pruunimat tahab nagu rohkem. Väga hea. Kuskil siin servas passis see. Jälle siin kopulehtede servas. Hea, et neid lutte, seda värvi lutte sai suur hunnik tellitud. Et neid jagub. No nii, nüüd võttis valget jälle. Tegelikult võtab mõlemat. Nojah, läheb see ka jälle tagasi. Meil on siin nüüd üks hommikune unnahäire. Vaatame, kus ja mis siin toimub. Ei ole kedagi. Kala on kadunud. Ta võib veel olla, sa kohe ei tunne, kui ta on nii lahti terinud. Meil oli õnne lahti keritud. Ära söödud? Jah. Hea küll. No keegi oli. No me sööme ära, tähendab sõime ära ja nüüd lähme esimese tiimiga vee peale ka. Proovime, ahvenalandid on küljes, sest ahven sööb paremini ja vaatame, mis tuleb. Et jagasin siin poistele ka, millal need tulid, üleeile tulid kulleriga uus Hiina kraam. Väiksed kummilutid väga hästi töötavad, nagu näha eelsetest klippidest, et nii kui ma selle rakenduse otsa panin ja ahvena peale hakkasin keskenduma, nii ahven võttis ka seda, aga noh, meil need põhi ja kõige paremad ahvena kohad on kaugemal, sinna me eile ei jõudnudki. Need on nii kaugel, et nad ei viitsi istuda nii pikalt siin paadis, et sinna sõita ja seega. Aga noh, meil on siin lähemal ka neid auke, kus ahvenad tuleb, et lähme proovime. Nii, tuli mu luti otsa hauk, kas nüüd võtab luti ära või? Ei võta. Ei, pole vaja kahva. Pole vaja kahva. Ta on nüüd niimoodi ikkagist, et ta tahab mul läbi ammustada selle tamiili. Võtame selle. Nüüd rahmas veel, algul ei olnud nii suus sees ja nüüd rahmas suhu sisse tahab lõhkuda mu tamiili ära. Nii. Jätame ta või? Ja mine ei jäta. Väike jurakas mine tagasi. Ei no mis siin näidata? No nii, Kristofferil on ahven küljes. Mis lutiga tuli sellega, mis ma andsin või? Ja ikka selle Hiina lutiga nüüd, mis me testime, need uued lutid vist tulid. Väga hea, ahven sööb küll neid. Tikas! Sa said latika praegu selle landiga või? Esimest korda elus said latika landiga, ne? Mine metsa päriselt. Eile saime roosärje, sain mina selle... Oota, ma tulen lähemale, näitame ka. Oota, võta see spinning eest ära, näitame lähedalt, niuke latikas tuli landi otsa. Täitsa hullu maja on ja. Haige värki. No vaata, esimest korda elus latikas landi otsa. Mis neil viga on siin? Vaata, see lant on vist mingi uus tegija või? On ju? See lant on uus tegija. Et tegelikult eile ei tulnud kummilandi otsa see roosärg, vaid tuli ühe teise landi otsa, aga see lant on siin tegija, tundub. 5 sentimeetrit pikk lutt ja nüüd sai Kristoffer latika sellega. Vaata, mis elukad. Seda söövad isegi särjed ja värgid neid siin meil, et no võt. Särg tuli mul muidugi roosärg teise landiga, aga ka hea lant, mis on siin ennast juba väga hästi tõestanud.
Christopheril on miniaug, aga noh, see läheb tagasi. Hea küll, telefon ka, no ei saa rahu. Ikka kalal olemise ajal helistatakse. Noh, sopi juures, esimese liivapaljandi sopi juures. Söök valmis või? Tuleme varsti. Nii, paar viset siin ja siis läheme sööma. Nii, mul on aug või midagi otsas siit rohu vahelt. Kuule, see on päris tummine, tugev. Mis toimub? Mul pole trossi. Võta kiiresti kahva, mul pole trossi. Nii, jess. Ei ole mõõdus. Joppas, mul ei ole trossi, ma unustasin kõik trossid maha, mul oli ahvena rakendus ennem küljes, aga me tulime korra lihtsalt siia soppi. Ja pane siia maha. Nii et Latikale ära ei tee. selline tegelane. Vaatame siis. See minule ära ei tee. Ei, ega mina ei võistlegi teiega, aga võttis seda papagoid, paar papagoid on ka müsteriboksi pandud. Ma ostan sul papagoid. Vabasid. Op. No täna hakkas nagu kala vähe paremini võtma poisid või mis toimub. Aga noh, kahjuks on täna viimane päev, et tundub, et see suurem tuul ja vähe jahedam, päikest on küll, aga vähe jahedam on täna, kui siin eelmised päevad oli. Ja tuul on pannud kala võtma. Et me siis hakkame nagu siin, sööme viimase söömise ära ja siis me saame veel 2 sõitu mingi aeg teha. Rauno ja Risto peaksid ka saabuma kohe varsti ja vaatame siis edasi, kas saame veel kaldalt ka midagi, tegelikult on aega veel püüda. Me teeme tänase viimase paadisõidu. Mul on siin 3 peal ja teises on 3, üks poiss jäi kaldale. Nii et vaatame, kas tuleb veel. Enne siin oli nagu sükene olukord, et isegi võttis ju, latikas võttis isegi latti. Nii et me vaatame, mis siin nüüd viimase sõiduga saab ja lähme ka alla voolu. Sinna samale poole, kus ennem nagu tuli kala. Vaatame, kas õnnestub veel Jensi latikast ära võita või midagi, kui mingi suurem ahven tuleb või midagi otsa. Ei vä? Sa pole rahul sellega või? Ei sobi sulle, jah? Otsad teen endale. No hea küll, vaatame, mis saab. No nii, ja tänase laagri kõige suurema kala puhul siis Jensile veel paar lanti. Jah. No nii. Ja laager läbi ongi. Poisid panid juba vaikselt minema. Me lähme nüüd ise Rauno ja Ristoga siin õhtul ka korra proovima. Rauno Risto pole ka mu kolal käinud. Aga teie tulge laagrisse, augustis toimub veel laagreid. Kui kuupäevi ei näe, siis küsige lihtsalt, sest et vahepeal paneme juba ilma kuupäevadeta, ilma kuulutuseta laagritesse lapsi, sellepärast et tahteid on palju. Aga kerige magama ära kratid ja järgmises.